tere! Neljapäev ja 2:30. Ootan teid siin. Kui te saabute, siis vaatame, millest me täna räägime. Tere, Merle! Paneme siin mingid asjad kinni. Nii. Tere päevast! Mul tundub, et täna ma räägin natukene südame teemad, mitte kogu aeg räägin südame teemadel tegelikult. Ja mul on järgmine nädal tulemas üks tasuta webinar. Järgmine nädal ma ei tee ka laivi, sellepärast et mul on õhtupoolikul on webinar avatud südamega juhitud elu. Ehk teema, mille peale ma olen väga palju mõelnud viimasel ajal just eriti, et mis on siis need asjad, need sammud või sellised kvaliteedid, mis meis on endas vaja üles leida selleks, et me saaksime kogeda seda, mis asi on siis avatud südamega elatud elu. Kindlasti üks kvaliteedidest on julgus. Ja võib-olla räägimegi julgusest täna. Nii, ma panen selle kaamera sisse ka, sest eelmine kord ma ei näinud kellegi kommentaare enne, kui see pidu meil siin läbi oli. Ma proovin seda niimoodi sättida. Enne kui see niimoodi sättida, et siis ma näen teid. Ahah, nüüd ma näen, mis ma siin näen, mis teie siin näete. Me vaikselt koguneme siin, palun kirjuta mulle kommentaari. Ma tahan kohe mõtlema hakkaksite, aga kommentaari, mis on see kvaliteet, mida sina seostad südame kvaliteediga? Ei saa niimoodi lihtsalt kaasa minu mõtetega liikuda, peab ise ka mõtlema vahepeal. Ja tänase võib-olla laivi alustuseks tahangi, et sa korraks mõtiskleksid selle üle, mis on see üks kvaliteet, mis sinu jaoks tähendab, on nagu see kvaliteet, mis, see tuleb südamest. See on südames. See on seotud minu südamega. Ei ole minu mõistusega, minu egoga, vaid see on minu südame kvaliteet. Mis sa tunned? Palun kirjuta siia kommentaari alla. Mis on see üks südame kvaliteet, mida sa tunned, et sinu südames on? Sinul on üks kvaliteet, mida sa seostad oma südamega. On mõni kvaliteet? Elle, sina kindlasti tead kohe öelda mulle vastus. Ma küsisin, et mis on see üks kvaliteet, mida sa seostad südamega endas. Üks sinu omadustest, sinu kvaliteetidest, sinu karakterist võib-olla, mis on seotud südame kvaliteediga, mis on seotud südamega. Palun kirjuta kommentaari see ühe sõnana. Mis on südame kvaliteet? Mina mainisin siin just seda, et minu jaoks täpsusta, mis on headus. Mismoodi sinu headus väljendub? Mis on selle headuse kvaliteedid? Valgus. Ja mis see valgus, kui see valgus oleks nagu arm tegudes, arm grace in action nii-öelda, siis mis kvaliteet sellel valgusel on? Mismoodi ta siin maailmas väljendub? Läbi sinu kaastunne ja sest vahel on nagu see, et meil on vaja natukene nagu vaadata sügamel, valgus, aga valgus võiks olla nagu selline, et see on lihtsalt selline olemise seisund, selles ei ole nagu
et kuidas see valgus siis saab väljenduda minu poole või minust väljapoole siin elus. Mis kvaliteet on sellel valgusel? Ta kiirgab ja tolerantsus. Kõige vastu hea, mitte olla tige. Kas see headus võib olla ka hea tigeduse vastu? Lubamine, tingimusteta olemine väga hea ja see on kvaliteet. Aitäh sulle. Kui ma olen tänulikkuses, siis see kiirgab ka välja. Ja aitäh sulle täpsustuse eest, Piret. Tänulikkus õhkub meist. Ja. Kuidas see mõjutab teisi inimesi meie ümber, kui me oleme selles, kui me kogeme seda südame kvaliteeti enda elus. Kui ma kogen seda iseendas, kui ma kogen iseendas seda tingimusteta olekut, kohe praegu ma saan sellesse sisse logida tegelikult. Ma lihtsalt valin lõdvestuda selles hetkes praegu ja logida sisse sellesse kohta, kus on see tingimusteta olemine, kus on see headus, kus on see tänulikkus. Mis tunne minu sisse tekib, kui ma luban sellel kohal kohe praegu siin avalduda? Rõõm. Ja. Just. Kas keegi tahab veel vastata? Kui ma luban sellel südame kvaliteetil iseendas avalduda kohe praegu siin, sest ma saan alati otsustada, et nüüd ma luban. Nüüd ma tulen sellesse kohta, sest ma toon tähelepanu sellele. Aine. Ja see, millele me tähelepanu toome, sellele me lubame avalduda enda elus, on ju seda me toidame nii-öelda, see saab nähtavale tulla, õitsele puhkeda. Ja kui ma toon sellele enda südame kvaliteedile tähelepanu, siis kuidas ma seda kogen enda kehas, mis tunne minu sisse tuleb? Võid jagada siia kommentaariga ühe sõnaga, mida sa tunned siis? Kui sa lubad sellel tänulikkusel, sellel tingimusteta olemisel, sellel headusel siin olla. Jah, rahu. Jah, millegi heaga hakkama saanud, soojus. Avarus tuleb sisse, on ju. Ja kas sa paned tähele seda, et kui sa niimoodi lihtsalt mängid, sest me praegu mängime lihtsalt siin selle erinevate teadvuse muutunud seisunditega nii-öelda või sellise nagu nende kvaliteetidega. Ja võib-olla sa märkad, võid vastata jah või ei, kui ta sul on, et sa oled momentaalselt rohkem ka kohal siin selles ruumis, kus sa oled. Ja mida mina märkan on see ka, et tuleb selline üks südame kvaliteet minu jaoks on kindlasti ka lihtsus. Et hästi lihtne, kõik muutub hästi lihtsaks. Ka keerulistes asjades tuleb nähtavale see lihtsus just selle koha peal, et ma järsku hakkan nägema neid väikseid lihtsaid samme, mis aitavad mul selle väljakutsuva olukorra, selle keerukuse enda elus nii-öelda lahti harutada.
ja kui me oleme oma ego meeles, kui me oleme enda selles ego meeles, siis ütleme nii, oma peas, me ei ole ühenduses tegelikult iseendaga, siis me võime väga tihti näha neid elusituatsioone, kas või ka seda näiteks, mis maailmas toimub, on ju, välises maailmas, me võime seda tõlgendada kui täiesti võimatut olukorda, kui meeleheidet tekitavad või liiga keeruline, seda ei ole võimalik, ma ei saa midagi teha või jõuetus tuleb sinna ja kõik need erinevad tundmused meie sees, et see on kuidagi keeruline, ja piisab sellest, kui ma märkan seda, et ahah, see on minu jaoks hirmutav olukord, sest keerukad olukorrad tavaliselt tunduvad meile keerukad, sest see kuidas ma selle lahendan? Kui minu jaoks tundub see olukord kerge, lihtne või ma olen sellises parajasti olemise seisundis, kus ma olen lahendustele orienteeritud, siis ma ei vaata seda olukorda ja ma ei masendu kunagi, või ma ei lähe kuidagi, ei kuku kuskile alla või korraks, kui tulebki mingi emotsioon ülesse, siis ma saan olles siis sellises heas kohas, ma saan vaadata, ma näen, et see mind hirmutab või ma näen, et see ajab mind närvi või see teeb mind vihaseks või mul tekib kurbus sisse või lootusetus sisse. Aga mis on see kvaliteet, mida ma tegelikult elus kogeda tahan? Mis on minu südame kvaliteedid? Kuidas ma saan panustada sellesse? Isegi kui ma ei tea, kuidas seda olukorda lahendada või isegi kui see olukord võib-olla ei ole isegi üldse minu võimuses lahendada, siis milliseid kvaliteete ma saan praegu nii-öelda kiirata, nagu keegi ütles, et kiirgab minust välja see tänulikkus, Piret olid sina vist, et kui ma nii-öelda login sisse sellesse olemise seisundisse enda südame kvaliteeti, ja see võib võtta, nagu sa märkasid ka, ainult mõned sekundid aega, et see on, siin tekib avarust juurde, Ja nüüd olles ühenduses selle iseendaga selles kohas, aga et mida mina saan teha, et olla panuseks selles olukorras, isegi kui ma ei saa seda lahendada. Mul oli hästi huvitav vestlus ühe lähedase sõbraga, oli äkki nädalavahetusel või pühapäeval. Sellesama, ma elan siin Lõuna-Eestis, siis siin on hästi aktuaalne praegu see Nursipalu teema, et ehitatakse seda suurt harjutusvälja siia. Ja tema on hästi nagu panustamas sellesse, et seda ei juhtuks. Ja seal on mingid erinevad organisatsioonid, siis toimetavad selle nimel, et siis kaitsta seda piirkonda ja neid inimesi. Ja me just arutasime seda teemat, kuidas väga paljud sellest grupeeringus, siis ma üldse ei ole nagu sellesse sisse süvenenud, ma tean, et see olukord on ja ma tean, et see väga tundlikult puudutab väga paljusid inimesi, kes seal piirkonnas elavad. Ja lihtsalt meie jutt oli sellest siis, et hästi palju nendest inimestest, kes on selles Nursipalu siis vastases kogukonnas siis et on hästi vihased, et käib hästi viha pealt see loomine või püütakse vastanduda ja võidelda siis millegi vastu, Ja on inimesi, kes mõtlevad väga loominguliselt, kes mõtlevad, et aga kuidas ma saan selle olukorra, kuidas ma saan panustada ja mina ei lähe praegu üldse siin sellesse, kas see on õige või vale või kas see peaks tegema või mitte tegema, sest see ei ole selle jutu mõte. Tormi, mis sa tahad? Seda, oota korraks. Nii, algu. Vaid just selles kohas, et kuidas me loome ja et kas see selline vastandumine või selle vastu võitlemine või allaheitumine, et mida see loob. Et vahel võib tekkida selline tunne, et kui me oleme sellises eneseteadlikkuse või vaimsel teekonnal, siis või niisugusel spirituaalsel teel, ütleme siis nii. Et tuleb ja mina räägin ju ka sellest alistumisest ja et me justkui
et siis nagu me loome muutusi, kui me alistume ja vahel võib seda tõlgendada niimoodi, et me oleme passiivsed ja siis oleme passiivselt vihased. Sest et kui me oleme vihased, siis tavaliselt, no okei, ma olen nõus, vahel võib vihaga nagu luua ka, et kasutada seda vihaenergiat ja siis selle pealt nii-öelda liikuma saada ennast, on ju. Aga tihti on see, et kui me tõesti liikuma ennast viha pealt saame, siis tegelikult see ei olegi võib-olla enam nagu viha, vaid see algne viha käivitub ja muutub mingiks elujõuks, on ju. Lihtsalt muundub elujõuks, et mul on järsku jõudu, on ju. Ja siis lihtsalt see küsimus on ju, mis mõtteid ma mõtlen, on ju. Aga siis selle konkreetse teema puhul just, et minu jaoks oli nii huvitav nagu tabada seda ära, et temal oli see etteheide, et mina ei tee mitte midagi selleks, et seda ei juhtuks, seda Nursipalu asja seal, on ju. Ja siis ma ütlesin talle, et aga mul on teistsugused ülesanded. Et nii-öelda looja minu südamesse istutanud oma plaani. Minu südames on teatud kvaliteedid, millega ma panustan. Näiteks kas või sellesse, et mis siis, kui sa vihane olemise asemel mõtleksid loominguliselt, annaksid esiteks andeks kõikidele, kes nii-öelda justkui ei austa seda ruumi, kus me elame ja ajavad mingit oma agendat. Tõenäoliselt ajavadki oma agendat ka sellepärast, et ka neil on hirm ja ka neil on mingid omad mängud seal sees, on ju. Miks nad seda teevad? Et miks me ei suuda luua harmoonias üksteisega, kõikidega koos? Miks me loome selliselt, et kui mina loon, siis see mõjub nagu hävitavalt kellelegi? On sellepärast, et me loome hirmu pealt, sest seal on kontroll, seal on see, et kui, jah, just, et see hirmu koht, et selle pealt me loome küll lahendusi, mis justkui loovad meile turvalisust, vähemalt hetkeliselt, aga hirmu pealt luues me kogu aeg peame nagu pingutama selle nimel, et hoida seda koos. Aga kui mu häälestus oleks kohe selline, et okei, et kuidas ma saan sellest kvaliteedist siia sellesse panustada, sellesse loomisesse. Ja miks ma selle Nursipalu siia tõin, sest et nii kihvt oli see, et minu kaaslasele helistasid mingid Võrumaa elanikud, kes siis tahavad ühesõnaga seal piirkonnas kuulutada vist mingi ala nagu põlisrahvaste alaks, on ju. Ja ma tundsin, et vau, kui äge mõte. Nagu nii lahe mõte, on ju. Selles mõttes, siin on palju metsi ja kui sa siin Lõuna-Eestis oled ja tegelikult mina, kes ma olen Tallinnast pärit, on ju, kui ma siia Võrumaale elama kunagi tulin, siis mul oli päriselt selline tunne, et ma olen kuskile välismaale sattunud, võite naerda selle üle, aga lihtsalt see võru keel ja kogu see nagu vaim, mis siin on, et miks mitte luua seda selliseks põliselanike mingisuguseks reservaadiks, on. Terve Eesti võiks seda olla tegelikult, olgem ausad. Et sellist loodust hoida, nagu mis meil on. Ja see, mina tajun seda, nagu, et see on selline südamest tulnud selline idee, on. See on nagu selline, selles on mingisugune jätkusuutlikkus sees, on. Ja just, et tuleb nagu see leidlikkus sisse, et okei, aga kuidas me saame ilma selleta, et ma olen lihtsalt vihane ja protestin ja kuigi ma saan aru, et see on osa meie ühiskonnast, on ju, et me peame protestima ja ühesõnaga mingid see kohad, on ju. Aga just mulle endale tundub, et asjad alati hakkavad lahenema, kui meie inimestena hakkame pöörduma nii-öelda oma südame kvaliteetide poole ja uudishimulikkus näiteks on üks südame kvaliteetides. Olla hästi uudishimulik, okei, on ju. Selline olukord siin on, aga mis selles olukorras on kingitus, näiteks see võib-olla seda muuta selleks põlisalaks, ma ei tea, kas see õnnestub või mitte, on ju. Aga see idee võib-olla ei olekski sündinud siia, kui ei oleks tekkinud seda kriisi või tekkinud sellist olukorda, et keegi, et siia tahetakse mingit sõjalist asja teha, on ju. Et alati nendest nii-öelda halbadest asjadest saab sündida midagi head. Kui me ei lähe kaasa selle
selle energiaga, et maailm on hukas ja sellega, et me peame tundma hirmu siin ja et siin on meil ohtlik naaber ja jah, teatud tasandil see kõik on ju väga reaalne, et see võib juhtuda, aga kas see hetkel mind aitab? Kas see hetkes aitab kuidagi kaasa sellele, millega mina loon? Et kui mina olen vihane ja ärritun ja agressiivne selle suhtes, mis seal toimub, siis tegelikult ma endalegi aru saamata panustan sellesse maailma, mida ma ei taha. Ehk siis sellesse maailma, kus ongi konflikt ja sõda ja tülid ja üksteisest ülesõitmine, mitte teistega arvestamine. Ja see on tihti see paradoks, mida inimesed ei mõista, on see, et kui sa oled nagu vastu vihaselt millelegi ja juba eeldadki, et nad on kõik nagu tahavad sulle halba teha, nad tegelikult ei hooli meist ja mis võib mingil tasandil olla tõsi, aga kui sina panustad oma elujõudu ja oma eluenergiat sellesse, et nii ongi, kinnistad seda nii-öelda, siis see on väga võimas manifesteerimine. Väga populaarne sõna on ju tänapäeval, et kõik manifesteerivad midagi, külluse manifesteerimine on, see on nagu selline teadlik loomine. Ja tegelikult me loome kogu aeg, isegi kui me ei ole teadlikud, oma selle frustratsiooniga, oma pingega, oma vihaga. Et see, mis meie maailmas toimub tegelikult, on meie kõigi vastutus selle koha pealt, et et me oleme jõudnud sellisesse kriisi, järelikult kollektiivselt me oleme nagu nii negatiivses kohas, et see manifesteerub lõpuks sellisena, et ma ei tea, äkki tuleb tuumasõda, nagu sellised mõtted üldse tulevad siia ruumi. Näitab, et me oleme kollektiivselt, nagu pinge on nii sügavalt kasvanud ja siis selline varju osa meist või see ego tasand on nii domineerima hakanud, et sealt hakkavadki sellised anomaaliad manifesteeruma. Me nimetame seda, selline see maailm ongi, aga kui me kõik võtaksime selle isikliku vastutuse kõige eest, isegi selle eest, mis on näiliselt nii kauge, ei ole minu võimuses seda, mida valitsus otsustab, ent see on, mina olen sinna panustanud, tahan ma seda või mitte uskuda. Ja kui ma selle koha võtan, ma olen sellesse panustanud, kõik need hetked, kus mina olen olnud negatiivne, kriitiline, hinnanguline, läinud sellesse mängu sisse. Me kõik oleme seda teinud, selles mõttes mina olen seda teinud, sina oled seda teinud, kõik kukume selles kohta, see on inimlik ja see ei ole ka see koht, kus üksteisele nagu seda ette heita, vaid see koht, kus ma tulen siia kohale, vaatan, sest südame kvaliteet on ka andestus, Ma annan andeks kõik vead, mida ma endale teinud, mida ma kunagi teinud olen. Kõik komistused, kõik haiget tegevad sõnad, kogu kriitika, mida ma olen siit välja lasknud, Ma annan selle andeks endale. Ja kui ma annan endale andeks, siis ma olen võimeline tegelikult päriselt andeks andma ka teistele, ka oma vaenlastele nii-öelda siis, Ja see on see koht, kus me saame nii-öelda välist manifestatsiooni muuta, kui me igaüks hakkame vastutust võtma selle eest. Ja lubame siis oma südame kvaliteetidel siin elus avalduda. On see siis selle täiuse nägemine selles elus, et tegelikult siin on mingi oma korrapärasus või et see on osa loomisprotsessist ja kui mulle see ei meeldi, siis ma saan iseendas midagi muuta, et ma võiksin näha seda, mis on selles kingitus, Et näha seda, mis on kingitus igas olukorras. Et kõik on meie jaoks siin selleks, et me saaksime kasvada inimesena. Olla hingestatum rohkem ühenduses iseenda, teistega, loodusega. Et see kõik on, ja kui sa sellesse kingituse kohta tuled isegi nendes keerulistes kohtades, kus tundub nagu peaaegu, et nagu võimatu näha, et mis kingitus siin on. Ja need on need kohad, kus me saame alistuda ja alistumise koht on see koht, kus me alistume sellele, et me võtame selle reaalsuse vastu
Ja jällegi see ei tähenda seda, et ma jäängi siis passiivseks, vaid sellel hetkel, kui ma olen võimeline võtma vastu selle reaalsuse, mida mul on ülikeeruline ego tasandil aktsepteerida. Sest ainukene osa meist, kes tunneb hirmu, kahtlusi, hinnanguid annab, on meie ego, on ju. Meie süda on lõputult tänulik, lõputult näeb seda ilu, seda võimalikkust, on ju. Aga kui me suudame nüüd selle valu ja selle hirmus alistuda, jõuame kohale oma südamesse ja siis saab meil tekkida idee, mingisugune inspiratsioon, kuidas siis see võimatus olukorras saab sündida midagi ilusat. Kui palju on tegelikult olnud vaata elus inimestel, mul ei tule isegi praegu ükski lugu meelde, aga ma olen palju lugenud just raamatustest, kus on inimesed ka tervenenud mingitest väga rasketest haigustest ja kust neil on öeldud, et isegi minu vanaema oli üks nendest, kellele anti 2 kuud elada. Öeldi, et oli mingi maksahaigus oli, 2 kuud anti elada. Ja kuidas, ta on üdini positiivne inimene oli. Ja võib-olla ka natukene selline positiivne, kes lihtsalt sõitis negatiivsetest tunnetest üle, on ju. Aga kuidas ta siis otsustas, et tema tahab veel elada. Ja hakkas tegema põhimõtteliselt ravimtaimedega, ravis ennast terveks, korjas ise oma ravimtaimed, rääkis nende taimedega, rääkis kogu aeg oma kehaga ilma igasuguse sellise nagu vaimse töö taustata, on ju. See oli 90ndate alguses. Ja ravis ennast terveks sellest ja elas veel mitukümmend aastat elas veel. Õnnelikult vuristas ringi ja oli siuke äge, mul on hästi lähedane suhe temaga. Ehk siis ta aktsepteeris seda olukorda, võttis selle vastu, selle reaalsuse, olukord on selline. Ja siis leidis selle inspiratsiooni, kuidas ta saab selle muuta võimalikkuseks. Tema puhul oligi see hästi selge otsus ka, ma tahan veel elada. Mitte nagu selles kohas, et see hirmu koht, et ta ei lubanud endal võib-olla, seal ma ei tea, ma olin isegi päris väike, et ma ei ole ta käest niimoodi saanudki küsida, et kuidas tal see protsess nagu reaalselt välja nägi ka emotsionaalsel taustal. Ma lihtsalt tean seda lugu, kuidas ta siis otsustas. Ja siis ta hakkas neid ravimtaimesid jooma teedena sisse ja ennast ise terveks ravis. Et see mõte mul täna ongi see, et mis on need sinu südame kvaliteedid, võib-olla võtagi see hetk peale seda laivigi või kas või praegu ja kirjuta endale üles, mis on need sinu südame kvaliteedid ja tõesti tunneta neid enda sees. Ja vaata, kuidas sa saad luua oma elu ja lahendada neid olukordas enda elus, mis vajavad lahendamist, nendest kvaliteetidest lähtudes lahendada. Ja sa võid avastada seda, et sul tulevad täiesti nagu sellised ideed, mida muidu pähe ei tule. Kui sa niimoodi teadlikult häälestud oma südame kvaliteetidele. Ja siis vaatad siis need enda elu, neid väljakutsed, mis sul on. Et okei, et aga kuidas armastus selle olukorra lahendaks? Kuidas tänulikkus selles olukorras käituks? Mida headus teeks? Ja lõppkokkuvõttes ongi see koht, et siis ei ole üldse vahet, kuidas lõpuks see maailm siin läheb. Et kõige olulisem on tegelikult see, et me leiaksime selle paradiisi iseenda sees ülesse. Ja panustaksime oma ellu läbi selle, andes endast parima. Ja meil oli selle sõbraga veel pikk vestlus selle üle, et okei, et kas siis, kuidas see, me võime siin ju diskuteerida ja filosofeerida selle üle, mismoodi see maailm siit läheb ja kuidas kõik liigub, et kas
kas me jõuame inimkonna sellesse kohta, et me suudame luua siia harmoonilise maailma või see jääbki selliseks lõputuks võidu relvastamiseks ja siis niimoodi tõusude ja lainetega, et kogu aeg on mingisugune vastandumise koht, on ju. Ja ma olen ise leidnud enda jaoks vähemalt ja igaüks leiab enda jaoks oma siis südame järgi, mis on tema jaoks see selline toetav mõte, on ju. Aga minu jaoks on see, et ma olen ma usun alati parimat ja ma ei püüa hoida kramplikult kinni, et kõik läheks, sest ma tunnen, et kõige olulisem on see, et ma loon läbi enda ja panustan läbi enda, et siin viimaste aastate jooksul on mitmeid kordi olnud sellist tunnet, et okei, ma ei tea, kas sellel kõigel, mida ma teen, on üldse mingit mõtet. Et äkki inimesed on praegu, kõigil on tähelepanu, küll siis oli siis, kui see Ukraina sõda hakkas või siis, kui see koroona tuli, et mul just eriti, kui mul see koroona alguses oligi, et mul tekkis see seisaku koht, on ju. Et võib-olla sellele kõigele ei olegi mõtet, meil on siin palju tähtsamaid asju, mida teha, on ju. Ma ei tea, selle haigusega tegeleda kuidagimoodi, on ju. Või kogu selle olukorraga, mis ühiskonnas toimus. Ja see võttis mul jõu tagant ära, sest ma olin keskendunud sellele, mis seal maailmas toimus, on ju. Võttis mul tükk aega, et jõuda tagasi iseendasse ja aru saada, et isegi kui see maailm on enesehävituslikus režiimis, siis mina saan valida olla loovas režiimis või olla loovas protsessis. Ja isegi, kui ma näen, et mu nina all maailm variseb kokku, siis mina valin panustada selle loomisesse. Ja isegi, kui kõik ütlevad mulle, et nüüd läheb kõik halvasti, ühesõnaga, et see kogu see ühiskondlikult läheb kõik justkui kehvemaks ja kehvemaks ja kehvemaks, mida siis meile tegelikult ju muudkui korrutatakse. Ja kuna mina ei ole uudiseid ei vaata, siis ma elan teistsuguses reaalsuses. Keegi ütleb mulle selle peale, et see on ju mingi pealiiva alla pistmine, aga ei ole. Ma saan väga hästi aru, mis maailmas toimub, nii palju, kui mul vaja aru saada on. Ja ma saan aru, et minu ülesanne, kui mina ei ole Kaja Kallas, vaid mina olen Irene, siis minu ülesanne on hoida seda kvaliteeti endas, mida mina kinkida maailmale saan. Ja kui ma vaatan igapäevaselt uudiseid, siis ma mitte kuidagimoodi ei panusta ei enda elusse ega kellegi teise elusse. Kui ma ühendan ennast ära selle hirmu energiaga. Ja sellepärast ma olen ka öelnud mitmeid kordi, et väga vali seltskonda, kus sa viibid, kaasa arvatud, mida sa tarbid läbi meedia. Just sellepärast, et kui sa näed, et see muudab sind negatiivsemaks, pessimistlikumaks, sa ei suuda olla ühenduses südamega, ei suuda selles tänulikkuses, rõõmus, headuses olla, siis ära tee seda. Protsessi enda sees need tunded läbi, mis su sees on. Sellega seoses, mis seal on, sest see on ka tegelikult ju mingisugune ühenduslünk, et meie sees on tavaliselt hirm, ebakindlus, mis on hästi hea koht, kuidas me haakume siis nende negatiivsete uudistega. Sest meie sees on hirmusagedus või hirmu koht. Ja see, ma olen jälginud seda enda sees, et kui minus see hirmu koht on sees, siis see ego või mingi alateadlik tasand hakkab otsima justkui seda ühenduslüli, ehk siis ma võingi sattuda mingeid uudiseid vaatama. Ja siis veel sügavamalt sinna sisse minna Kuni lõpuks ma tunnengi täielikku apaatiat, sest mis sellel kõigel mõtet on, mida ma siin üldse pingutan või teen, kõik on ju tuksis, läheb sinna, iga hetk võib see Putin siia sisse tulla ja parem peaks hoopis mingid strateegiad välja mõtelda, kuidas ellu jääda. Jah, aga see on mingisugune hüpotees tulevikus. Tulevikku ei ole meil siin olemas praegu. Või meil ei ole seda tulevikku. Need on ainult teooriad, mingisugused võimalikkused, aga võimalikkuseid on meil maailmas nii palju, kuidas see kõik võib minna. Ja meil tegelikult ei ole kellelgi õrna aimugi, kuidas see läheb. Aga meile meeldib mõelda, et me teame.
Ehk meie egole meeldib mõelda, et me teame, siis see annab meile teatud nagu mingisuguse võlts turvatunde hetkeliselt. Aga me peame kogu aeg toitma seda turvatunnet, sest et sealt tuleb ikka, aga no tegelikult on ju mingid muud variandid ka veel võimalikud, on ju. Ehk siis see turvatunne tuleb enda seest üles leida. Läbi selle, et me hakkamegi uurima neid südame kvaliteete. Okei, aga mis see... Ja see turvatunne on ka üks minu südame kvaliteetidest, on ju. Ja et lõppkokkuvõttes tuleb mul luua see paradiis iseenda sees. Läbi selle, et ma valin seltskonda, ma uurin seda, mis on need mu kvaliteedid, häälestun sellele ja küsin enda käest, okei, aga mida see rõõm teeks praegu? Mida see usaldus praegu teeks? Kui mul on olemas kogu turvatunne, mida ma vajan, siis mismoodi ma selle otsuse teeksin praegu? Teades, et hirm võib ikka tulla, aga hirm on okei. Hirm tuleb alati. See on ka üks asi, mida mina olen, ma arvan, et mis on üks suurimaid läbimurdeid minu jaoks, miks ma suudan teha enamus asjad, mis mul pähe tulevad, ära teostada. Okei, mul on ka toetus selle jaoks. Ma olen hoolitsenud selle eest, et mul oleks sellised inimesed ümberringi, kes aitavad mu tähelepanu hoida sellel siis, mis minu jaoks on oluline, kui ma vahepeal lappesse ka lähen. Aga et see koht, et aru saada, et hirm on keha loomulik reaktsioon kõigele uuele. Ehk siis, kui minu rõõm, minu turvatunne, minu südame kvaliteedid annavad mulle teada, et mine sinna, tee seda, isegi kui mõistus, täiesti nagu praegu ei ole sobiv aeg, Irene, sa ei ole üldse valmis selle jaoks. Ja nii edasi. Siis see, kui ma seda häält eiran, siis ma võin kindel olla, et ma kogen hirmu. Ja see hääl teatud mõttes tuleb ka sellest hirmu tundest, sest ma astun välja tuttavast. Ja mingil põhjusel on meid niimoodi üles ehitatud. Võib-olla me lihtsalt niimoodi looja on meid loonud, et need südame kvaliteedid meie sees, kui me hakkame neid kuulama, siis need hakkavad meid alati natukene tõukama tundmatutele radadele, et me saaksime kasvada, et me saaksime veelgi tugevamaks saada selles oma südames olemise tees, et need kvaliteedid meis saaksid nii-öelda rohkem esile tulla. Et hästi niimoodi, kui me oleme niimoodi hästi sellises oma mingisuguses väikeses turvalises kitsas mullis, siis väga keeruline võib olla igapäevaselt hoida seda rõõmu kohta. Võib-olla sa oled märganud seda, et kui sa tõepoolest järgned sellele rõõmule ja sellele inspiratsioonile, mis rõõmust tuleb või nendest südame kvaliteetidest, siis sa koged veel rohkem seda rõõmu. Mis siis, et sa mingis vahepealses etapis tundsid mingit ebakindlust ja võib-olla isegi komistasid ja kukkusid ja oli segane ja siis vahepeal juba suutsid mõelda, et see oli vale valik ja nii edasi. Siis tegelikult, kui sa sellest kitsast kohast läbi lähed, siis sa koged, kuidas sinu rõõm kasvab, sinu tänutunne kasvab, sinu valgus kasvab. Nii et selles mõttes on kindlasti südame usaldamise tee julgetele. See ei ole selline nagu, mis ma ikka teen, sest et süda on hästi, selles on nagu teatud selline haavatavus või haprus ja tundlikkus ja kõik tundmused on nagu sellised võib-olla veelgi elavamad, kui me süda avaneb. Me tajume kõike palju elavana, kõike palju nagu suurema kohaloluga. Ja siis, kui see süda kutsub meid, ehk mingisugune sisemine intuitsioon või kuidas me seda nimetame, tegema seda ära, võib-olla kirjutama oma raamatu või vahetama töökohta või ma ei tea, panna ennast üles mingisse tutvumisportaali siin, mis need on seal, Tinder või mis need on. Ja siis võttagi see julgus kokku ja käia kohtamas meestega või naistega, et saada nagu, et leida enda see elukaaslane,
olla nagu tegutsemises selle poole, mida mu süda igatseb kogeda siin maises maailmas, on ju. Et see on selline, me võime seda teha sellises kohas ka, et me nagu kuidagi nagu hüppame sellest hirmust üle ja noh, ma lihtsalt teen nagu automaatselt ilma tundeta ja mõtteta, on ju. Aga kui me tahame tuua selle sügavuse mõõtme enda ellu, kus tuleb ka siis see, et ma tõesti teen enda jaoks väärtuslikud valikud, et ma tõesti lõpuks kirjutangi selle raamatu valmis ja tõesti nii-öelda läbi selle raamatu oma hinge sinna sisse panen, on ju. Siis see tegelikult eeldab seda, et me tõesti avame oma südame ja valame selle sinna sisse. Ma ei tea, kuhu ma nüüd jõudsin oma jutuga. Võib-olla tahate äkki midagi küsida vahepeal, sellepärast et ma lähen mingisse nii tugevalt mingi enda tunnetuse sisse, ma ei tea, kas see kõnetab teid? Kas on mingi küsimus tekkinud äkki? Kõnetab. Võib-olla hea koht on nagu vaadata ka, et see kodune ülesanne, mis ma sulle andsin, et kirjuta üles enda südame kvaliteedid ja kus me saame nagu kõige suuremaid aitäh, Ülle, kus me saame kõige suuremaid läbimurdeid enda elus teha, on see, et vaadata, et okei, aga kus ma näen, missugustes hetkedes või valdkondades enda elus ma märkan seda, et ma lähen lukku, et need südame kvaliteedid ei saa mängu tulla, sest tulevad ego kaitsed peale. Et sa enda jaoks nagu korra mõtiskleksid neid kohti, et kus on sul kõige keerulisem olla avatud, et nagu nii-öelda häälestuksid just nendesse punktidesse, sest see tegelikult ongi, need võivad olla sellised, ma kirjeldasin siin mingit raamatu kirjutamist ja ma kirjeldasin siin mingisugust töökoha vahetamist ja nii edasi, aga väga tihti on see lihtsalt see, et ma näiteks oma lähisuhtes, milles ma juba olen, või oma suhetes oma vanematega näiteks, et ma teadlikult lähenen nendele selle kohaga, et ma tunnetan, kuidas see kaitse minu peale tuleb ja tunnetan ära, mis on see kaitse, mis mu ees on tegelikult. Mis tunne, tavaliselt on see valu, hirm haiget saada, ja tegelikult lähen selles kohas samm haaval läbi hästi teadlikult, endale teadvustades, kuidas see hapruse koht siin on ja see hirm on siin ja see kaitse ja see koht, et tahaksid kõik pikalt saata ja unusta ära, mul ei ole seda vaja teha, miks mina pean seda tegema, nemad peaksid minu ees vabandust paluma, kõik need ego kaitsed, mis tulevad, on ju. Sest et tihti need suurimad läbimurded on nendes kõige sellistes tavalistemas kohtades nii-öelda. Ja siis see inspiratsioon raamatut kirjutada tuleb sealt lihtsalt, kui sa selle läbimurde teed, näiteks oma emaga, kui sul on keerulised suhted, ja kui sa nagu lihtsalt samm-sammult hakkad seda kohta endas avama ja lased kogu sellel valul, mida sa oled endas kandnud ja sellel solvumisel ja pettumusel ja andestamatusel, kõige eest, mida sa arvad, et ta sulle teinud on. Selle järk-järgult lased ära sulada ja jõuad sellesse kohta tagasi, et sa tunned seda samasugust armastuse tunnet, kui sa teda lapsena tundsid, seda tingimusteta armastust oma ema suhtes või ükskõik kelle suhtes, siis minu kogemus on see, et need pisikesed läbimurde kohad, justkui pisikesed, on need kohad, kus mul tuleb tohutu inspiratsioon kirjutada luuletusi
või siis kirjutada uudiskirja või jagada midagi. Ehk siis need lukkude avanemised tihtilugu ja võib-olla sinna partneri, näiteks kui sa oled vallaline, see partneri ellu leidmine või ellu magnetiseerimine, ütleme, see on hea sõna, võib tulla nagu sellistest kohtadest, mida sa pead justkui, sellega ma ei viitsi tegeleda, see on nagu mõttetu, mul on palju olulisem see, on ju. Aga et võib-olla, kui need lähisuhted, milles, kus sul need kaitselukud nii-öelda peale tulevad, ära lahustad, siis see inimene, keda sa justkui arvad, et sa vajad, või see inimene, kes siis võiks olla sinu elukaaslane, lihtsalt jalutabki su ellu. Ja võib-olla sa saad sealt juhatusega midagi teha selleks, on ju. Väga tihti tuleb see juhatus, väga tihti inimesed jagavad, et mingil põhjusel, samamoodi nädalavahetusel käisid sõbrad külas, sõber käis oma uue pruudiga külas ja siis ja nad jagasid, kuidas siis see naine jagas seda, kuidas ta läks sinna sellele koolitusele, see koolitus ei ole üldse midagi sellist, mida ta arvas, et ta võiks läbi teha. Ta rääkis selle loo, kuidas ta unes midagi nägi ja siis ta kuidagi nagu tundis, et okei, et äkki ta läheb sinna koolitusele, siis ostis 2 piletit oma õele ka, mõtlesin, et võib-olla siis sellepärast, et tema õde nagu läheks sellele koolitusele, ta läheb temaga kaasa nii-öelda, on ju. Ja seal ta kohtus siis selle mehega, on ju. Kuigi ta läks kuhugile, mis ei olnud üldse nagu justkui tema teema liiga lahja tema jaoks, on ju. Aga ta järgis mingisugust südame kutset teha midagi, mis tundus täiesti nagu ebaloogiline. Ja sellele järgnes see, et ta kohtus siis selle meesterahvaga, kellega nad koos on. Mind kõnetab just see tunne suhete osas, sinna jäängi kinni, pean õppima teadvustama, jah, sest see tegelikult, kui tuuagi see ring, see ring sealt Nursipalust ja sealt kõik maailma asjadelt nagu kitsamaks ära, siis tegelikult see algabki nagu just enda koduhoovist, on ju. Ja et kuidas ma siis tervendan suhte kõigepealt iseendaga, kuidas ma siis saan oma suhet oma emaga tervendada füüsilises reaalsuses, kui ma ei tee seda enese tervendust, suhet endaga ei tervenda enda sees, on ju. Ja ma saan seda niimoodi dünaamilise protsessina teha, et ma killukese endast tervendan ära ja siis ma tunnen, et ma saan killukese, võtan teda juba rohkem vastu ja killuke võtan iseennast rohkem vastu ja siis läbi selle ma avastan, et ma suudan maailma ka killukese rohkem vastu võtta ja niimoodi sammhaaval me tegelikult võtame vastu iseennast. Ja mida rohkem iseendas erinevaid osakesi vastu võtame, seda rohkem märkame, et meis on ruumi võtta ka teisi inimesi vastu, neid lähedasi inimesi, kes meil muidu on nagu tekivatavat selliseid kaitseseinu, on ju. Et et seal tekib see koht, kus meil on nagu valik. Okei, ma näen, et mul tekkis see kokkutõmbumine oma ema suhtes näiteks, sest et mingid tema käitumismustrid, mis meenutavad mulle midagi kunagisest kogemusest, mulle ei meeldi. Ja siis ma saan olla hästi uudishimulik, tuua oma südame kvaliteedi uudishimu siia sisse. Vaat okei, on ju, et aga mis see on, on ju? Et mis see on, kus mul see sein ette tekkis, okei, mulle teeb haiget see, et ta niimoodi räägib, on ju. Ja siis mul on valik ja võimalus ja see on midagi, mida mina õpin praegu, on ju. Et ma olen hästi impulsiivne eneseväljendaja muidu. Et te teaksite. Et ma võin öelda nagu lihtsalt mingid asjad välja üldse mõtlemata, kuidas ma seda ütlen. Ma olen väga palju pidanud selle koha peal nagu mingisugused konflikte lahendama, sest et ma ütlen niimoodi asju välja, on ju. Ja liiga nagu robustselt või niimoodi, on ju. Et mitte arvestama sellega, et minu sõnad võivad haiget teha, on ju. Et aga siis, et kui ma kasutan seda oma südame kvaliteeti, kui ma märkan seda kohta, et see on see koht, kus uudishimulik olla, siis ma saan vaadata seda okei, aga et ma saan aru, et mulle see ei sobi, aga mil viisil ma võiksin seda väljendada nii, et see oleks armastav. Ma tean, et see on keeruline.
ma harjutan seda praegu niimoodi, okei, kuidas ma saaksin seda öelda natuke paremini. Ja mida ma teen, on see ka, et ma näen, et ma ütlen siis välja midagi selliselt väga nurgeliselt ja siis ma toon, okei, vabandust, ma ei tahtnud tegelikult niimoodi öelda, mida ma mõtlesin selle all ja siis ma toon hoopis selle päris asja sinna nähtavale ja anna mulle andeks. Et niimoodi sammhaaval me muudame seda, et ma vaatan siit sõnumit. Ma olen ka tuttavaks saanud võtmeinimestega, nii et järginud tunnet, et mul on kuhugi vaja minna, kas mingil koolitusele või kindlasse kohvikusse. Esimene kord oligi kohe pärast oma kõige esimest rännakuseminari, kui süda oli lahti. Ja see on huvitav, kuidas, kui me süda on lahti, kuidas me satume mingisse voogu sisse. Asjad siis juhtuvad, kõik kuidagi nagu kannab ja isegi kui tekivad mingid viperused, siis sa vaatad, huvitav, mis sealt saaks siis tulla ja nendest viperustest tihti võib tulla, nüüd ma saan aru, sellepärast, et ma pidin tegelikult natuke kurssi muutma ja hoopis sinnapoole minema. Et elu võib muutuda selliseks mänguliseks avastamiseks, kui me julgeme astuda selle südamevoosse, need lukud sealt lahti keerata, ja siis avastada neid enda südame kvaliteete ja lubada nendel enda elus rohkem nähtavale tulla. Siis me kohtume iseendaga ja siis kohtume ka ägedate inimestega enda ümber. Ja on teil mingeid küsimusi selle koha pealt veel? Sest ma tunnen, et mul vist praegu rohkem polegi midagi öelda. Järgmine nädal ma siis laivi ei tule, ma teen õhtul 5:30 tuleb mul webinar. Ma räägin natuke sarnaseid asju, aga võib-olla lähen rohkem sisse sellesse. See sisu täpselt veel loob ennast, aga just need südame kvaliteedid ja mis on need sammud siis südame avamiseks. Et see saab olema neljapäeva õhtul ja seal oligi avatud südamega juhitud elu on selle nimi. Ma panen varsti selle üles ka siia. Et siis saate seal minuga kohtuda ja võtke siis see hetk, kui vähegi tunne on, et see teema sind kõnetas ja mõtiskle nende teemade üle, mis on need sinu südame kvaliteedid. Kas sa tunned tõesti, et need on need kvaliteedid, mis minu südames on. See eeldab seda, et me tõesti tuleme siit ära, mis on mu südame kvaliteed, ma ei tea, või tuleme siia, ja need on nagu lihtsad asjad tegelikult, headus, nagu Elle ütles, valgus, tingimuste olemine, tänulikkus, uudishimu mainisin, turvatunne, kõik need sellised omadused, mis on meis igas ühes tegelikult kõik need asjad olemas. Aga me võime esialgu tuvastada mingisugused, mis on juba nähtaval, mis on juba aktiveerinud minus. Et tegelikult on kõik need südame kvaliteedid meis olemas, aga mingid osad on võib-olla tugevamad ja mõned kvaliteedid on võib-olla veel mitte nii nähtavad, mitte nii aktiivsed meis. Aga hea on märgata seda ja siis, ja selle harjutuse käigus sa võidki vaadata ka näiteks mingid konkreetseid elu väljakutsed, mis sul on, ja küsida enda käest, et kuidas see südame kvaliteet seda olukorda esiteks vaatab, ütelda seda välja ja siis kirjutada, kuidas ta näiteks lahendaks selle olukorra. Ja loomisrõõm, just. Mida armastus ütleks praegu? Ma tean, mida ego ütleks, aga mida armastus ütleks. Võt, selline väikene laivikene täna siis. Suur tänu teile jälle tulemast ja samuti jagamast. Jällegi, kui sa raatsid võtta selle hetke ja kirjutada mulle siia alla märksõnana, mida sa tänasest laivist kaasa võtad, mis on see mõte, mis sinu jaoks kõige võib-olla kõnekam või toetavam oli.
ja järgmine nädal siis webinar neljapäeval ja laupäeva hommikul, ma eelmine kord ka mainisin, kell 11 ma teen siis keha ja emotsioonid, niisuguse praktilise kehatöö, töötoa, kus me saame ennast mõnusalt liigutada ja neid pingeid vabastada, mingid head mõnusad harjutused, et tulla kehasse, sest see on ka üks selliseid alustalasid, kuidas üldse oma südant avada. On see, et me peame olema tulnud siit kusagilt, olla maandunud ja ühenduses oma kehaga. Nii et siis saab olla meil see koht, et saab süda avaneda. Et kui meil on peas, siis seal me seda südant lahti lukusta, on ju. Huvitav on see, et on pikalt tundnud sisemiselt, et eneseandestus on väga teema. Ja see võib olla vahest nagu kõige sellisem ka koht, kõige nagu, sest seal on palju sellist süütunnet ja häbitunnet sees. Mida süda ütleks, ja et see võib olla nagu selline raske koht, sest tundub, et justkui kui mina pean andeks andma endale, siis ma peaksin justkui tunnistama seda, et ma olen milleski süüdi. Ja minu üks suurimaid õppetunde 4 aastat tagasi oligi see oma eelmises suhtes, ma olen seda jaganud ka välja tulemisel, kuidas see lahkumineku protsess nagu tegi kannapöörde sellest tohutust mingisugusest võitlusest rahusse, oligi see, et ma võtsingi selle süü vastu nii-öelda. Et ma lihtsalt, olengi mingeid asju valesti teinud, olengi midagi koledasti teinud, oleks võinud teisiti teha ja nii edasi, et tunnistan endale seda ja võtan selle süü nagu vastu, siis ma nägin, et minu sees toimus mingi fundamentaalne muutus. Ja ma sain aru, et minul üks jooksvaid mustreid oli olnud juba lapsepõlvest saadik, et süüdi ei tohi mitte mingil juhul jääda. Tuleb niimoodi nihverdada. See on ilmselt seotud ka karistamisega, et kui sa oled süüdi, siis sa saad ju karistused, niimoodi meid kasvatatud on ja siis see jooksis minu elus päris tugevalt, et mina ei ole süüdi. Ma ei tohi mitte mingil juhul süüdi olla, aga mitte niimoodi, et ma oleksin seda nagu kuidagi teadlikult teinud, vaid see oli inertsist tuli sees, et mul oli vaja selgitada, miks see asi juhtus või miks ma ei saa näiteks midagi teha, aga ja sellepärast, et ma seda süütunnet ei tunneks, aga selle asemel, et lihtsalt öelda, et sai hea tunne kergeks antud südamele, antud. Vaat, saame me seda süüdi jäämise kohta, me saame vaadata ka, et meil ju tuleb sinuga see 6-kuune teekond veel ka ees mentorlusprogrammis. Et ja täiesti turvaline on tunda ennast kui süüdi ja ollagi süüdi kõiges, võttagi kogu süü endale. Ja see on tegelikult see sama koht, mis ma ütlesin, et see vastutus selle eest, mida sa maailmas näed, mina olen loonud selle. Et kuidas ma vaatan seda olukorda, siis et see minu looming. Et seal ma võin vaadata seda niimoodi, et ma olen süüdi. Või ma ütlen, mina vastutan selle olukorra eest. Et kui me sellest süü kohast läbi lõpuks tuleme ja võtame selle süü vastu, siis me märkame sellega seda, et tegelikult sünnib selle süü südamest tuumast hoopis vastutustunne. Vastutustunne. Ja vastutustunne on väga võimas koht, mida endas avada. Sest see näitab seda, et sa oled võimeline ütlema ja ära tegema midagi. Sa ei vea iseennast alt, sa ei vea teisi alt. Ja nii kaua, kuni meil on see mingisugune see koht, kus me täielikult nagu enda süüd, enda vastutust vastu ei võta, nii kaua me tegelikult veame ka iseennast ja teisi alt pidevalt. Sest me laveerime seal. Kuulge, aga väga armas. Juttu jätkub kauemaks. Kirjutage mulle vahepeal ka, kui te tahate mingitel, täna mulle tulin ka siia laivi niimoodi, et ma absoluutselt ei teadnud, millest ma rääkima hakkan.
et vahepeal mul tekivad mingid siuksed kohad, et okei, et ma olen nii palju juba rääkinud mingitel erinevatel teemadel, aga äkki on mingid teemad, millest sa ikkagi tahaksid, et ma veel, millest ma võib-olla rääkinud, aga võib-olla räägiks veel uuesti üle mingi teise nurga alt, et võite mulle ka oma mõttekesi jagada, näiteks Messengeri kaudu või kirja teel irene@rännak.ee. aga seniks siis hästi mõnusat nädalavahetust teile. Kevad on täiega väljas. Ja puhake ja nautige ja mängige ja uudistage enda südame kvaliteete. Vaadake, kuhu see teid kannab. Järgmine nädal võite jagada, kuidas, mis tuli, kuhu jõudsite. Olgu, tšau.